et ma täna tegelikult räägiks teile pigem natukene rohkem võib-olla agroturismist, see on ka niisugune huvitav maaturismi vorm. Ja mina, kes ma üldse selline olen, paljud eks mind teavad, ma vist olen ka mingit pidi maaturismi liige veel, aga jah, muidu igapäevaselt ma toimetan Maaülikoolis loodusturismi õppekava arendamisega, hästi palju käin igal pool mööda Eestimaad ringi, tarbin agroturismi teenuseid ja maaturismi teenuseid, et siis oleks millest järeldusi teha, mida mõtestada, tudengitele rääkida ja ka teile rääkida. Ja samuti me teeme Maaülikooli avatud ülikoolis päris palju just sellistele väikeettevõtjatele suunatud koolitusi, loodusgiididele oleme seda teinud, kestliku turismi koolitus oli meil ja nüüd on meil siis agroturismi koolitus, mis tegelikult saab järgmise esmaspäeva seisuga läbi. Ja kuna mul ongi sellest tänu sellele koolitusele võib-olla selline hea pilt nagu teile anda, et mis siis meil praegu toimub, millised need suunad on ja kuhu see valdkond nagu liikuda võiks, aga nende trendide ennustamine, see tuleviku rääkimine, see on kõik selline natukene nii ja naa teema, aga vähemalt mingisuguse ettekujutuse äkki võib-olla sellest tänase päeva jooksul või õhtu jooksul nüüd saate. Ja mis asi see agroturism tegelikult on? Ta on maaelulaadi kogemus, tegelikult selle võikski nagu ühe sellise sõnapaarina välja tuua, eks ju, et kui vaadata seda võib-olla sellises turismivõtmes, sa lähed, ostad mingi teenuse, sa lähedki vaatad, kuidas siis need maainimesed elavad, kuidas nad seal toimetavad, mida nad seal teevad, eks ju, sa mõtestad enda kohta, võib-olla sa oledki niisugune linnastunud tüüp rohkem, mõtestad enda kohta selles ühiskonnas rohkem, õpid kindlasti midagi uut, meil on hästi palju selliseid töötubasid, tule tee veini, tule tee džinni, tule tee juustu, tule tee sõira, tule tee suitsusinki, tule kütta sauna, mida iganes, eks ju. Ja samuti, et ikkagi näha neid päris inimesi ja tõelisi kohti, eks ju, et võib ju küsida, et mis selle asja mõte on, eks ju, et okei, et mul on väike tootmistalu, ma tegelengi, ma küll laatadel müümas enda sellist oma toodangut, aga see annab sulle lisasissetuleku võimalust kindlasti, see aitab sinu, võib-olla see turism ei olegi sinu jaoks nagu põhitegevusega, see aitab sinu tooteid turustada. Ja mis seal salata, eks ta hoiab ju seda maaelu, eks, et kui me suudame kas või 1 või 2 sellist aastaringset töökohta luua, juba see on päris suur saavutus tänapäeval sellises väikeses maakogukonnas ja võib-olla ka toetada siis läbi selle kogukonda senisest rohkem, eks ju, et miks ka võib-olla sellised väiketootjad võiksid rohkem nagu selle turismi peale ka mõelda. Ja hetkeseis ongi meil siis selline, et kui niimoodi hästi üldistada, et eks ta muidugi jah, on võib-olla selline populaarsem eestlaste seas, meil on hästi palju selliseid oma toodangupakkujaid, tuleb järjest juurde, need tooted on enamuses ikkagi väga-väga head. Võib-olla mis selle juures vajaks natukene rohkem nagu sellist tähelepanu on kindlasti just need turismiteenused ja nende, sul võib olla maailma kõige ilusam aed, aga kui sa läbi enda selle aia ei suuda seda inimest juhtida, võib-olla ka läbi nende lugutee, nagu Helen teile rääkis, eks, et siis ei ole sellest võib-olla väga palju kasu. Et see on võib-olla selline pool, mida tasuks natuke rohkem vaadata. Kindlasti avatud talud, üritus ja kõikvõimalik selline laada külastuse vorm, mis ka selle agroturismi juurde iseenesest käib, eks ju. Ja kindlasti laienemispotentsiaali sellel valdkonnal on küll ja küll. Aga mida need teenused endast sisaldavad kindlasti, mida tahetakse osta, on ikkagi see emotsioon, et miks ma peaksin selle väiketootja juurde minema, miks ma peaksin sinna maale minema, see emotsioon on just see põhiline asi. Ja läbi selle oma toodangu, eks ju, sa saad inimestele pakkuda mingi maitseelamuse, mingi õpielamuse, ja see ongi tegelikult see, millele võib-olla kui seda valdkonda edasi arendada, võiks nagu mõelda. Ja täpselt need teenused tihti ongi hästi lihtsad, eks ju, et tahetaksegi sellist päris asja katsuda, kogeda, vaadata, uurida, näha, eks ju, kuidas inimene seal maapiirkonnas toimetab, sellepärast et ikkagi see
linnastumine ja võõrdumine sellest elust, eks ju, on ütleme niimoodi, on selline tõusuteel. Lihtsad toidud, täpselt samuti. Teed natukene maatööd, vaatad asju, sellistel tüüpidel on kohe parklas kõht tühi, eks, ja kohe tahaks midagi lihtsat, midagi head saada. Ja muidugi see valdkond on sellist, ta on päris palju seotud nostalgiaga, ikka kus minu vanaema ajal olid asjad, kus minu vanemad elasid maal, kuidas siis olid asjad traditsioonidega, eks, kuidas seda sõira ikka meil tehakse ja kus see õige suitsuvorst tuleb just siit ja nii edasi ja nii edasi. Kohalikud ressursid kindlasti, mis seda valdkonda iseloomustavad, eks, et ta ikkagi võiks baseeruda sellisel, mis selles kogukonnas on olemas. Ja muidugi tegelikult ka see innovatsiooni pool, et ei ole niisugune mingi tagurlik, mingisugune vana asi kuskil nüüd, eks ju, et tegelikult seda innovatsiooni on küll. Sest ma kohe ka räägin, aga jah, et meil võib-olla sellises edukultuses tihti unustatakse mingisugused asjad ära, et eks, et tihti nähaksegi selles innovatsiooni nagu mingisuguses sellises tehnoloogilises progressis alati, eks ju, et kas on innovatsioon, eks ju, et see on ju Jura, eks, mis tegelikult ta ei lahenda ühtegi probleemi, teeb neid juurde, paneme kastile rattad alla, saadame ühest kohast teise, et siis ise istuda diivani peal ja veelgi laiemaks minna või siis, ma ei tea, 4 tähega taksofirma, kes ehitab globaalset püramiidskeemi, et vot siin nagu niisugune müüdiloome meil siin on, eks ju, kas seda uskuda või mitte. Aga kui vaadata ka neid agraturismi ettevõtteid, siis tegelikult see päris innovatsioon ongi seal kuskil olemas, nagu Mihkel Ruhnust, kas mässab miskisuguse eksperimentaalse vetika kasvatusega, eks ju, tõesti, super toit, teeb sellest džinni, teeb sellest kreemi, kuidas see kasvandus nüüd edasi läheb, hakkab seda pakkuma ka restoranidele, kes väga soovivad seda tema vetikat just tooraineks endale, eks. Ja selle käigus tegelikult ta ju ka parandab keskkonda, võtab meresest toitained ära, eks ju, et siin on seda innovatsiooni nagu rohkem. Ja kui lugudest rääkida, siis neid lugusid on tegelikult hästi palju, mis meil selles agroturismis on. Et endale tuleb kohe pähe, ma siis selle koolituse käigus tegime ka 2 õppereisi, ühe Pärnumaale, tublisid agroturismi ettevõtteid vaatame ühe Lõuna-Eestisse, et siinkohal tervitame Marist Uue-Saaluselt, eks ju, et kui sul veini degusteerimise tuur algab sellega, et kus peremees räägib, kujutad ette niisugust nõlva, peremees kasvatab seal viinamarju, eks ju, ja kus ta räägib tegelikult tund aega sellest, kui keeruline, kui raske see on kohe aru saada, et need on tema sellised väikesed lapsed, mille eest tuleb hoolitseda, sul on käärikud, sul on rebased, sul on hallitus, sul on kuum, sul on külm, eks ju, siis tuleb öökülmad, siis tehakse kuskil nõlva alla mingisugused hiigelsuured lõkked, et see soojus neid viinamarju soojendaks, eks ju, mina räägin seda kuskil Lõuna-Prantsusmaal, see oli hullumeelsus, aga positiivses võtmes, eks ju. Et tegelikult on meil neid lugusid hästi palju. Ja kahju, mul ongi nagu natukene kahju, et selle tehnoloogia kultuse all need tegelikult need päris inimeste lood sealt maalt nagu jäävad kuidagi nagu varju või ei tule välja. Mul selle Uue-Saalusega kohe tuleb Werner Herzog'i film Fitzcarraldo silme ette, kus täpselt samamoodi üks härra unistuste nimel siis tohib kiita see linna, mis on maailma suurem linn, kuhu saab ainult veega või vettmööda või lennukiga, eks ju, ehitada sinna ooperiteater, aga selleks tuleb raha kokku ajama, natukene kautšuki nii-öelda siis müüma ja siis ka filmis suur laev niimoodi viiakse üle mäe, et sinna jõe peale saada ja võt paralleelid, eks ju, nagu ka Helen rääkis, et lood on meil siin täitsa olemas. Või Mätiku talu Meierei Pärnumaal, kellel siis siuksed tüübid ajavad unte alambakarjast eemale. No täiesti veider lugu, mine räägi seda Lõuna-Prantsusmaal, mitte keegi ei usu, eks ju. Ise ka väga ei usu, aga pidi väga tõhus olema. Või Novitralla õde Tiia, kes võib vanaema aeda, kelle seemnete kogu läheb tagasi kuskile dinosauruste aega, maailma kõige paremad tomatid, et kes veel ei ole tema käest seemneid ostnud, et kindlasti minge ja ostke, need on täiesti fantastilised asjad, mida ta seal kasvatab, eks ju. Et siin on tegelikult need lood.
lood olemas, inimeste igapäevaelu aga lood on missugused. Või Nopri talu, eks, kes meile, kui te sotsiaalmeedias olete, siis hästi põnevaid videosi ja sellist sisu toodab läbi lõbusate lugude, nii et jällegi selline väga hea positiivne näide. Aga mis seda valdkonda muidugi võib-olla praegusel ajal, mis on võib-olla sellised murekohad, ongi tegelikult see, et tihti need inimesed jäävad nagu üksi oma nende murede ja asjadega, sest me räägime ikkagi mikroettevõtlusest, eks ju, kus sul ongi võib-olla 1-2 töökohta, aastaringset töökohta kui sedagi, eks, ja tihti see viib nagu sellise reaktiivse nagu lähenemiseni, et võtta, et ikka üks probleem ja lahendan seda nii, ühele probleemile üks lahendus ja võib-olla sealt ei suudetagi näha nagu edasi, eks ju, et kui just seda turismi teenuste arendamist vaadata, eks ju, et sul võib olla maailma kõige ilusam aed, aga kui sul seal võib-olla ilusat laudteed ei ole ja on libe, eks ju, et ka see asi, mille võiks nagu natukene läbi mõelda. Aga muidugi siin ei saa ainult ettevõtteid süüdistada, eks ju, sest meil sellist reaktiivset turismi juhtimist on ju ka hästi palju ja tegelikult, mida ettevõtjad tahavad, on ikkagi see, et nende ettevõtluse teel oleks võimalikult vähe erinevaid takistusi. Et see riigipoolne tugi, mida nad ootavad, kohaliku omavalitsuse poolne tugi, mida nad ootavad, on ikkagi see, et need takistused oleksid neil sealt, vähemalt oleksid siis turutingimustes võrdsed või oleks neid takistusi võimalikult vähe. Ja muidugi nad tahaksid igasuguseid ringmajandusskeeme rakendada ja tahaksid võib-olla areneda rohkem, et siis riskijuhtimisplaane teha, eks ju, aga tuleme jälle uue saaluse juurde tagasi, eks ju, kui tegelikult see on sinu päev ja kõik on niivõrd palju tegevusi, eks ju, väike ettevõte, sa pead selle kõigega tegelema, mässama, sa ei jõua seda kõike teha, eks ju, et siin ka võib-olla selline mõte turismijuhtidele, et võib-olla tasub ka siin nagu mõelda, et kus saaks neid ettevõtteid aidata natukene rohkem. Ja teine asi on see, et jällegi ka, et siin on kindlasti täna hästi palju juttu olnud turundusest, kui tore ja kõik see on teha igasugust sotsiaalmeedia turundust, aga näiteks kui sa teedki fantastilisi tooteid kanepist, proovige seda turundada sotsiaalmeedias, kohe blokeeritakse teid ära ja blokeeritakse teid ära igaveseks selles suhtes, et teise mingisuguse keha blokeeritakse kohe ka see ära, eks ju, et ühesõnaga tegelikult ongi selles mõttes väga raske, et siin on nagu mõttekohti küll ja küll, nii kui sõna kanep, see on kohe nagu paha asi, eks ju. Et see on nagu ehe näide sellest. Või siis selline asi Lahemaa rahvuspargist, kus samuti selline näha on, et selline tsentraliseeritus, eks, et riik tõmbab järjest kokku kuskile keskustesse ja see tegelikult toob ka järjest rohkem selliseid probleeme välja, et kui sa tahadki toimetada selles maapiirkonnas. Mida muidugi väga oodatakse, on ikkagi ka selline, maaturismil on meil väga elujõuline katusorganisatsioon olemas, agroturism on nüüd natukene võib-olla niimoodi, tähelepanuta jäänud, kuigi siin mõni aasta tagasi läks ka tekkis see katusorganisatsioon, kus oli väga tugev eestvedaja, aga nii kui see eestvedaja kadus, siis on ka see natukene võib-olla niimoodi mitte nii aktiivne enam. Et kindlasti oodatakse ka, et see katus tegutsema uuesti hakkaks või ütleme, senisest aktiivsemalt tegutsema hakkaks, et see on ka võib-olla, mis selle koolituse käigus ettevõtjad on rääkinud, et ikka selline, siin nad tunnevad ka rohkem sellist, et sa oled nagu tähtis, sa oled kaasatud, eks ju, ja et see on ka üks selline asi, mis tulevikus võiks nagu natukene paremini toimida meil. Ja kindlasti on see, et mida ettevõtjad ei taha, nad ei taha järjekordseid igasuguseid visiooniseminare ja rakkerühmasid, eks ju, sellepärast, et ma räägin päris lahendused, kuidas mingi probleem lahendada ja vaadates ka tulevikku, eks ju, et see on tegelikult see soov, mida tahetakse. Ja võib-olla ongi siin ka see asi, et me oleme hästi palju sellises, kui vaadates ka turismi juhtimist, et ei ole see, et on üks tulevikustsenaarium võiks realiseeruda, eks arvestades praegu, mis toimub majandus, mis toimub poliitikas ja nii edasi, et tegelikult neid tulevikustsenaariume on palju ja võib-olla võikski selliselt üks probleem, üks lahendus nagu strateegialt, et üle minna just sellisele
stsenaariumipõhisele planeerimisele, eks ju, nii ettevõttepõhiselt kui ka siis sihtkoha juhtimisorganisatsioonide põhiselt kui ka riigipõhiselt, eks ju, et praegu meil käib asi rohkem nagu niimoodi, et organisatsioonil on mingisugune vaade, hea, kui see vaade tuleneb sellest eelistatud tulevikust, eks ju, et on ka ettevõtjad kaasatud, et siis jah, et teeme sellise strateegia, hakkame siis muudkui midagi tegema ja tavaliselt siis, kui asi läheb elluviimiseks, eks ju, siis on organisatsiooni struktuur muutunud ja ühesõnaga keegi neid asju tegelikult ellu ei vii. Suur aur ja raha on raisatud järjekordse visioonidokumendi sõnastamiseks, eks ju, et võib-olla peaks natukene teistmoodi hakkama mõtlema selles asjas, arvestades, mis meil praegu selles turismi juhtimises siin ka toimunud on. Ja veel üks huvitav uudis teile tegelikult on see, et see on nüüd paar nädalat tagasi ühelt seminarilt, et siin on majandusteadlased põhiliselt, aga ka teises, see on küll avaldatud ühes keskkonnateemalises teadusajakirjas ja tegelikult nad rääkisid ikkagi sellest, et kuidas Euroopas hakkab kliimamõjude tõttu siis turismipilt muutuma. Ja mis seal salata, et üks härra sellelt seminarilt elab Portugalis, rääkis ikka väga jubeda loo sellest, et need maastikupõlengud, mis seal on olnud, kuidas nad tegelikult on seda kogukonda mõjutanud ja kõik see. Ja tegelikult suuring räägibki sellest, et Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa, siin ei taheta enam suvel minna, pigem käiakse seal kevadel ja sügisel. Itaallased, prantslased, portugallased ja prantslased samuti, nad ei taha enam ise väga seal suvel olla, tahavad just põhja poole tulla, et tegelikult ka numbrid näitavad sellist liikumist, et on hakatud natukene teisel ajal liikuma. Ja selle artikli nagu selline põhiiva oli see, et suure tõenäosusega ja praegu need protsessid juba käivad, et just seda Lõuna-Euroopa turisti tuleb järjest rohkem siia põhja poole, et eriti ennustati seda Soome, eks ju, aga siin on ka võib-olla sellised turud, millega meil ei ole väga tegeletud, kust just võiks sellist agroturismi külastajad ka meile tulla, eks ju. Iseasi on see, et kas meil neile sobivaid teenuseid on praegu pakkuda, aga selle arendamise peale võiks ka tegelikult mõelda, sellepärast et kui me selle ka maha magame, eks ju, siis ei ole nagu mõtet öelda, et okei, et tore, et nii, et soomlased siis kõik külastajad endale saavad. Samuti, mis meil toimub loodusaladel, see on ka päris selline huvitav, et RMK-alad on ikkagi hooajal ikkagi väga-väga rahvast täis ja see külastamine järjest rohkem valgub ka eramaadele. Näeme igal pool, eks ju, on need campervannid Prantsuse, Hollandi, Belgia, Saksamaa numbritega, RMK parklatesse nad enam väga ei taha ära mahtuda. Võib-olla tegelikult on ka siin üks võimalus, et mõelge ka selle peale, et eks ju see ju, kes nad tulevad, eks ju, sinna RMK lõkkeplatsile, kasutavad seda taristut seal, küttepuid, eks ju, kas nad jätavad seda raha sinna kohalikku kogukonda või on pigem see, et ju kes selle kinni maksab lõppkokkuvõttes kõik meie, et võib-olla ka see on nagu üks suund, et kus võiks seda külastust paremini kontrollida ja neid isikuid, kes siin nagu nii on, võib-olla rohkem siis selle agroturismi teenuste poole suunata, eks ju, aga see on jah selline pikem ja laiem vaade siin. Ja viimane teema võib-olla, et mis siit nagu kaasa võtta, mida ka ettevõtjad on mõelnud, rääkinud, aga mida ka võib-olla ei ole nii lihtne alati teha, aga mille peale võiks nagu mõelda, eriti kui vaadata väliskülastajaid, ongi sellised kogukonnapõhised ärimudelid, eks ju, et sa panedki teenused kokku mitmest asjast seal kogukonnas. Ja hea näide on sellest leesipood, mis tegutseb ja toimetab, eks. Meil on igasugused piknikupäevad, kõik võimalikud asjad. Siin on muidugi veel see, et siin on natukene neid vähe teenuseid, eks. Aga neid võiks olla palju-palju rohkem. Ja me tulid tudengid tegid just Ruhnu sellise turismiplaneerimiskava ja neil tuli siis niisugune mõte välja, et niisugune lihtne nädalane agroturismi teenus Ruhnu kaluri peres väliskülastajale ja inimesed tulevad, osalevadki igapäevastes tegevustes, käivad peremehega kalal, natukene võib-olla
kõplevad kartuleid, Mihkel oma vetikakasvatusega ja nii edasi, nii edasi, edasi. Et tegelikult see võiks olla nagu üks selline tuleviku stsenaarium, kuhu poole nagu minna. Lõppkokkuvõttes on ju see, et kui me paneme need väikesed teenused kokku ja need inimesed on kauem selles meie külas, me ju lõppkokkuvõttes saame kõik rohkem raha sellest, eks ju. Et siin on ka ju suur potentsiaal majutusettevõtjatele, kes pakuvad võib-olla ainult majutust, aga seal kõrval ei ole nagu mingid sellised aktiivseid teenuseid, eks, et asjad ühendada. Et see on jah, üks võib-olla selline mõte ka, mis siit kaasa võtta. Aga aitäh teile!